Tere kõikidele neitside, kalade, skorpionid ja vähitähemärgis sündinutele. Selle video ma teen teile, et te näeksite siit, kuuleksite siit oma energiaid antud nädala kohta, mis siis tänasest hakkab 21. novembrist, reedest kuni järgmise reedeni 28. november. Et selline periood on mul siis valitud. Jutt tuleb siin energiatest. Energiad, mis on teie jaoks positiivsed, mis on negatiivsed. Energiad nendes energiatesse, kas te sisenete nendesse energiatesse või ei sisene, see on teie enda otsustada. Kas te hoiate midagi ära või te lähete just millegiga kaasa, sest need on energiad, võimalused, mis teile on antud. Teie enese otsustada on, kas te neid energiaid kasutate. Kui ma saan midagi rääkida ka sündmustest, siis ma räägin, aga üldiselt käib jutt siin energiatest. Ja kui te nüüd soovite veel pääseda kohe enda tähemärgi juurde, ei ole huvi kuulata teiste tähemärkide prognoosi, siis siin video all kirjelduses on olemas ajakoodid. Vajutades nendele ajakoodidele, siis saate kohe iseenda tähemärgi juurde. Esimene, kellest ma räägin, on neitside tähtkujus sündinud. Väga selline üldiselt küllaltki tähenduslik nädal on, aga selle nädala tähenduslikkuse tegelikult määrate teie ise. Et siin ongi nüüd see, et kas te lähete nende energiate kaasa või mitte. Teile tuleb mingisugune šanss, võimalus. Teile tuleb mingisugune pakkumine. See tuleb teile isegi mitte niimoodi, et te nagu ise selle kuskilt nagu leiate või saate või omandate. Ta tuleb teile nagu ülemiste jõudude poolt. Taevaste jõudude poolt, kellele kuidas siis universum, kõiksus, ükskõik kust ta siis tuleb või Jumala poolt, kuidas keegi soovib. Aga tuleb teile mingisugune võimalus. See on väga perspektiivikas võimalus, väga hea võimalus, väga potentsiaalne võimalus. Teie teha nüüd on see, kas te võtate selle vastu, kas te lähete sellesse, kas te osalete selles. Mida see võimalus teile annab? See võimalus annab teile mingisuguse pikaaegse perspektiivi. Enne kõike on see perspektiiv seotud potentsiaalselt hea perspektiiviga. See ei ole midagi sellist, et alustan, ei meeldi, lõpetan või alustan, ei lähe, lõpetan. Siin on pikaaegne perspektiiv, siin on selline pikaaegne siduvus. See võib olla kellegile tööpakkumine ja võib olla. See võib olla kellegi jaoks midagi uut materiaalses mõttes, näiteks mingisugune uus ost, midagi sellist. Aga siin ma ütlen, et see energia on väga positiivne. Et kui te sooritate nüüd see nädal mingisuguseid uusi oste, mis tulevad teile just nagu, vaata, need ei pruugigi olla nagu planeeritud. Need on niimoodi, et nägin kuskil pakkumist, lähen ja võtan. Et need on sellised nagu küllaltki spontaansed, küllaltki sellised kindlasti on nad seotud kas materiaalsega või finantsilisega. Aga kui te midagi nüüd ostate tõesti nii, et on mingisugune pakkumine, on mingisugune ettepanek, ükskõik mis, siis sellel saab olema pikaaegne perspektiiv. Ehk siis, kui te midagi ostate, siis selle ostuga te jääte rahule, te seote ennast selle ostuga väga tugevalt. Te olete temast vaimustuses, te olete temast mõningal määral isegi võib-olla jääte nagu sõltuvaks.
ja nagu aheldate ennast sellega, see on kõik meeldiv aspekt. Et ühesõnaga kõik sellised huvitavad pakkumised nagu ostude näol ja võite kaasa minna. Muidugi loomulikult, kui teil on huvi selle vastu, et see peab olema selline kiusatus ka nagu mingil määral. Aga tal on hea perspektiiv, see ei ole see, mille te viskate nurka mingi aja pärast. Kui me räägime nüüd tööpakkumistest, kui kuskilt avaneb mingisugune šanss, võimalus näiteks finantside teenimiseks, uueks projektiks, uueks töökohaks, siis me räägime veel ka sellistest asjadest nagu uued ettevõtmised, mis on seotud nagu füüsilise tegevusega. Et kõik need asjad, kus te ennast sellisel moel seote, aheldate, et kõik need saavad olema pika perspektiiviga, kõik need saavad olema positiivsed, kõik need saavad olema head. Et väga tasub nendega tegeleda. Samamoodi käib jutt, siin on nüüd natukene, võtame ka sellist raviteemat, et mingisugused uus medikament teie jaoks või uued vitamiinid või ükskõik mida iganes. Et ei ole näha siin mingisugust pettumust, tõesti seda nurka viskamise energiat, et siin on selline, mulle meeldib, ma tahan, ma olen huvitatud, ma seon ennast sellega ja ma jään sellesse pikaks ajaks. Et selline on, mis aitab teile sellele kõigele kaasa. On olemas selline mingisugune energia teie elus, kas nüüd see nädal või juba siis mõnda aega, et kus on nagu mingisugune seisak, kus on mingisugune toppama jäämine, kus te tunnete, et asjad ei liigu edasi, seisavad, on nagu poodud olekus, ei lähe, ei arene, ei ole mitte mingisugust väljavaadet ega mitte midagi, lihtsalt tupik. Vot mis siis seal oleks vaja teha mingisugune ümbermõtestamine. Et kui te olete nagu kuskil mingil jäigal positsioonil, et ma istun, ma ootan, ma ei tegutse, ma ei võta vastu, ma ei lähe sellesse, ma parem nagu ootan, ma parem nagu passin peale, see ei vii teid kuskile, siin on vaja teil teha mingisugune ümbermõtestamine. Et näiteks ütleme niimoodi ja sellel saab olema see sama pikaaegne perspektiiv. Näiteks ütleme niimoodi, et oletame, võtame töötuse, et te olete töötu, te ootate, te olete nagu tupikusse, ummikusse jooksnud sellega, ei tule see uus töökoht kuskilt või ei hakka see projekt teil kuidagi käima minema või kuidagi nagu täiesti nagu suluseis mingisugune. Ja kui te seal nüüd need asjad ümber mõtestate, siis te lähete kuskile mingisse väga vägevasse uude. Näiteks mõtestate ümber oma töövalikud, karjäärivalikud ja nii edasi. Et mingisugune ümbermõtestamine annab teile väga võimsa nagu uue šansi võimaluse ja pikaaegse perspektiiviga. Mis oleks teile nagu negatiivne energia? Negatiivne energia on see, kui te tuuldute laiali. Kui te nagu olete nagu üliemotsionaalne ja tahate kõike. Ma teen siit natuke, ma teen sealt natuke, ma osalen siin ja ma osalen seal ja igal pool. Kõik on minu jaoks niimoodi, tekib selline nagu soov tahtmine või kas isegi on soov tahtmine, aga ühesõnaga nagu laiali tolmneda igale poole. Teha kõike igalt poolt palju, nagu samas nagu mitte midagi ei ole. Kaardid ütlevad, et lihtsalt põlete läbi. See ei vii teid mitte kuskile. Teil tekib mingi sütitav tahe, et ma nüüd osalen siin, ma osalen seal ja igal pool, aga see emotsioon kustub teil väga ruttu. See on, teate, kuidas see käib? See on niimoodi nagu te tõmbate tiku põlema
käib see sahvakas ära, eks ole. Tikk põleb ja ta kustub väga ruttu ära. See emotsioon saab kohe läbi. Ma teen täna seda, ma teen täna toda, ma teen kolmandat, ma osalen siin, ma osalen seal, igal pool, hästi huvitav. See huvi kaob sama ruttu, kui ta tekib teil. Et siin on selline aspekt. Siin on mingisugune üks konkreetne asi, kus on teil vaja teha mingisugune ümbermõtestamine ja tänu sellele, kas siis tänu ümbermõtestamisele avaneb teie jaoks midagi uut, mingi uus võimalus. Tuleb kuidagi teie juurde. Või kui te olete millegi uue saanud ja siis mõtestate ümber, aga see ju ikkagi mulle täitsa sobib. Et võt selliseid ümbermõtestamise, selliseid asju on vaja. Ühesõnaga negatiivne energia on see, kui te tolmnete igale poole laiali, põletate ennast läbi, õigemini mitte isegi ennast ei põleta läbi, te põletate, teie emotsioonid põlevad hästi ruttu läbi. Tahan seda, tahan teist, tahan kolmandat, tahan neljandat, tahan viiendat ja osalen siin, osalen seal, osalen igal pool ja kõik kustute ära, põleb läbi ja kõik jääbki niimoodi. Et ei. Ja pigem siis olge avatud igasugustele uutele pakkumistele. Et need on teie jaoks väga head, väga positiivsed, väga siduvad ja annavad teile pika perspektiivi. Ei ole lühiajalised. Lühiajalisus on negatiivne. Et selline huvitav energia on teil selle nädala kohta. Ma soovin teile ilusat nädalat. Nii, järgmiseks on mul kalade tähtkujus sündinud. Kalad. Kalad teie jaoks on küll nüüd, et ma ütleksin, et väga mega nädal on, hästi äge nädal, hästi tore nädal, hästi teadlik nädal. See nädal tahab teie käest, et te rohkem töötaks peaga, kui tormaks ja tuiskaks oma tegevustes kuskil nii meeletult ringi. Et mitte niivõrd palju seda füüsilist aktiivsust, tormakust, kiirust, tempot, kuivõrd mentaalset tegevust, vot seda on vaja. Teie elus on mingi selline huvitav aspekt, kus teil võisid olla mingisugused nagu pooleli olevad tulemused. Ehk siis asjad, millest ei olnud nagu lõpuni siiamaani aru saanud, millest teil ei olnud veel täit selgust, täit mõistmist, täit selgust, tuleb teile see nädal. Teile tulevad absoluutselt ääretult ägedad positiivsed tulemused. Kasutage oma mõistust, kasutage oma sellist külma nagu sellist ratsionaalset, sellist intellektuaalset poolt. Kaardid tahavad, et te oleksite selline arvestuslik, külma nagu sellise läbimõtlemisega, külma kalkulatsiooniga, et hästi selline nagu, kuidas ma ütlen, heade mentaalsete tulemustega nädal. Et tulevad teie juurde mingisugused informatsioonid, tuleb teie juurde mingi teave. Või te saate ise kuskilt mingit informatsiooni, mingit teavet. Et väga palju nagu mingit informatsiooni teabe liikumist, kas siis mingis konkreetses ühes asjas või siis nagu paljudes asjades. Just nimelt informatsioon, teave on see, mis on teie jaoks see nädal hästi positiivse energiaga. Inimesed, kes teist on nagu tegelevad
õppimisega või ühesõnaga tegelevad, kas ühesõnaga, kellel on nagu pidev selline mingisugune ajutegevus. Näiteks mentaalne töö, ütleme hästi selline, me kõik ju kasutame oma aju ja kõik, aga kes on just nagu konkreetselt sellise teadustöö peal ja õpingute peal ja informatsiooni peal ja suhtluse peal, et nendel on nagu hästi-hästi meganädal. Positiivne energia ütleb teile niimoodi, et teil tekib see nädal mingisugune selline, osadel teil tekib selline eureka efekt. Vot nüüd ma saan asjast täiesti aru. Nüüd ma mõistan 100%, miks nii, miks mitte teisiti, miks just sellepärast ja kõik. Mingisugune selline eureka moment, vot nüüd ma saan aru. Ja see teeb teile väga suure rõõmu, väga suure rõõmu. Teine asi, mis siin on, teile tuleb kuskilt, kas te saate nüüd ise aru või teile tuleb kuskilt mingisugune otsus, informatsioon, teadaanne, tulemus, mis saab olema teie jaoks ääretult positiivne. Ääretult positiivne, aga see kõik on kuidagi seotud informatsiooni, teabe, mentaalse ja nagu kuidagi isegi ma ütleksin, võib-olla ka mingisuguse õiguslikkuse alusel on see kuidagi nagu seotud hästi tugevalt. Igatahes väga head arusaamised, väga head täiega 100% mõistmised, väga head tulemused kuskil, kus te ootasite mingisuguseid otsuseid, vastuseid, just nimelt otsuseid ja vastuseid, et sealt ka toovad nad teile väga palju rõõmu. Et teil on nagu maksimaalne ja positiivne tulemus. Siin on tulemuste kaardid, mis on tulemus ise, kui selline on maksimaalne ja ta on positiivne ja emotsionaalselt küllastab ta teid ka maksimaalsel moel. See tähendab seda, et 10/10 saate. Kus te seda ootate? Seda te saate. Olge üldse sellel nädalal rohkem, olge selline optimistlik, alati tuleks muidugi olla, aga kuidagi see nädal pakub teile optimismi, positiivi, kõike seda, et kõike seda on. Eriti võib olla seotud ka midagi väga tugevalt perega, siin on perekaardid ka väga tugevad. Et perega, just nagu peres mingisugused otsused võivad samamoodi tulla, teineteise mõistmised nagu ühele tulemusele tulekul, ühele otsusele tulekul. Et nagu perega seotud on ka hästi tugevalt, aga sellist optimismi, sellist sära, sellist avatust, sellist soojust ja kõike seda teie elus saab see nädal olema. Et mul on selline tunne, see on tegelikult teie jaoks väga selline oodatud nädal, mul on selline tunne, mingit resultaati, mingit tulemust te väga tugevalt ootasite ja siin ta teile tuleb. Mis on teile aga negatiivne energia? Negatiivne energia on, te ei tohiks mitte mingil juhul tormata. Ei, ärge tormake, ärge kiirustage. Kõik see on teie jaoks negatiivne. Eriti need protsessid, kus teil on vaja midagi veel ära oodata. Ärge kiirustage neid protsesse takka. Nad formuleeruvad ise teie jaoks. Et seal, kus on teil ootus, äraootamine, seal tuleks võtta selline nagu
mitte tegutsev positsioon, et ma nüüd hakkan takka kiirustama ja utsitama ja tagant torkima ja nii edasi, kas iseennast või kedagi teist või mingeid sündmusi. Siin tuleks jääda ootepositsioonile, siin tuleb olla rahulik, siin tuleb olla natukene külmavereline, siin tuleb olla natukene selline selline, vot just nimelt nagu kukkuda rohkem pigem mentaalsesse kui mingisuguste tegevuste tulva. Et ajaressurss on teie jaoks hästi negatiivne see nädal, väga negatiivne. Ja ajaressurss, et ma torman hästi kiiresti sinna, ma teen hästi ruttu seda, ma hakkan kedagi tagant kihutama, ma hakkan iseennast tagant kihutama. Et seda ei tohiks olla. Kõik peab olema rahulik, kõik peab olema läbimõeldud, kõik peab olema väga külmalt läbi kalkuleeritud ja siis otsustele tulemine. Mitte mingisugust tormakust, mitte mingisugust kiirustamist, mitte mingisugust tuiskamist, mitte midagi sellist. Ja kui toimuvadki mingisugused sündmused hästi kiiresti, et te peate nüüd hästi kiiresti otsustama, hästi kiiresti, vot see on hästi kiiresti otsustama, hästi kiiresti ütlema oma jaa või ei sõna, hästi kiiresti tegutsema, siis ei, siin on vaja mõelda, siin on vaja võtta aeg, siin on vaja kõik läbi hästi külmalt, ratsionaalselt kalkuleerida ja alles siis ja teil saavad olema megad tulemused. Väga heade tulemuste, arusaamade ja mõistmiste nädal teie jaoks. Soovin teile ilusat nädalat. Skorpionid. Skorpionid, see nädal tuleks ilmtingimata jätta kõrvale igasugused emotsioonid. Emotsioonid igal pool. Emotsioonid, kõik selles sfääris, mis puudutab finantse. Ei tohi finantsidele läheneda emotsionaalselt. See tähendab seda, et lähen oma emotsioonide lõa otsas tegema igasuguseid projekte. Lähen oma tööd tegema, siis ütleme niimoodi, et võtan vastu igasuguseid projekte, teen neid töid, teen neid tegemisi, mis on emotsioonide ajal. Teen neid oste, mis on emotsioonide ajal. Teen neid müüke, mida iganes, kõik see, mis puudutab finantse, kõik see, mis puudutab teie töid ja tegemisi. Kõik see, mis puudutab ka teie tervist. Sellesse sfääri ei tohiks see nädal üldse siseneda emotsioonidega, mitte mingil juhul. Emotsioonid tuleks täiesti kõrvale jätta. See on üks selline negatiivne aspekt, negatiivne energia, kui te seda suudate ära hoida, siis teil on väga hea nädal. Ma ütleks, et isegi siin on selline tähenduslik nädal, ei ole selline kõige tavalisem, et küllaltki selline oluline nädal on. Et on mingisugused sellised olulised aspektid selles nädalas kindlasti sees, mis toovad ennast esile. Aga jah, emotsioonide ajal just nimelt pidage meeles need 3 sfääri. Tervise osas, füüsilise tervise osas, kuskil nagu minna mingisuguste emotsioonide lõa otsas, et ma nüüd tahan hakata võt selle ja selle spordialaga tegelema või selle ravi võtan nüüd käsile või üldse kõik, mis puudutab nagu füüsilist tervist, siis töö, eks ole, ma ütlesin, see töö, mida te teete, emotsioonid välja lülitada ja igasugused finantstehingud. Emotsioonid peavad absoluutselt kõrvale jääma. Et teil peab olema elus täielik balanss, tasakaal see nädal ja te saavutate selle ka. Et tuleb hoida kõike nagu balansis ja tasakaalus. Et balanss ja tasakaal ja ratsionaalne mõtlemine. Siin on see, kui osaleb mentaalne.
kui osaleb meie mõistus, kui osaleb meie taip, kui osaleb meie selline külm intellekt. Ja vot sellega me otsustame, aga mitte südamega ja tunnetega ja emotsioonidega. Et nii kui emotsioonid hakkavad kuskil üle voolama, nii tuleks kohe asi balanssi ajada, tasakaalu. Mitte mingil juhul, nende kaartide puhul on siin ülevoolavad emotsioonid, ülevoolavad täiesti. Et ülevoolav emotsioon on see, kui teie nagu tunded, tahtmised, soovid hakkavad ületama seda, mida ütleb mõistus. Siin peab olema kõik tasakaalus. Väga hästi te saavutate üldse selle tasakaalu see nädal, väga hästi. Et see, kus teil tegelikult oli mingisugune disbalanss, kus teil oli mingisugune ebaõiglus, kus teil oli mingisugune tasakaalutus, vot seal te selle saavutate väga hästi. Sellega oleks hea tegeleda ja te saavutate selle. Kus te tundsite, et ei ole teie jaoks midagi nagu õiglast, et kuidagi on midagi nagu selles mõttes paigast ära, vot te saavutate seal selle. Te saate sellega seoses iseendaga nagu kokkuleppele hästi ja saate ka teiste inimestega. Üldiselt on soovitatav minna üldse väga nagu sellist õigluse ja aususe teed. Selles mõttes, et see, mis on nagu nii nagu olema peab, nagu mis on õige, mis on õiglane. Ja igasugused kokkulepped, lepingud, igasugused pakkumised ja kõik need asjad peaksid toimuma nagu, ütleme niimoodi, et seaduse silma läbi nagu õigelt positsioon, ütleme seaduse silma läbi õiglaselt positsioonilt, et see nädal tahab seda. See nädal tahab seda. Ja mis on üldse teie jaoks veel väga positiivne energia, on see, kui te tegelete, hästi aktiivne nädal peaks olema. Et paigal te siin see nädal ilmselt ei istu. On näha hästi palju aktiivsust, aga kaardid ütlevad ka teile niimoodi, et kui teil on kuskil mingisuguseid teemasid, tegevusi, protsesse, projekte, ükskõik mida, suhtlusi, vestlusi, kontakte, kõik, kus on nagu jäänud, kas on jäänud natukene kuskile ripakile või ei ole jõudnud sinna kulminatsiooni, kus on jäänud võib-olla seisakusse, kus on võib-olla üldse kõrvale pandud, või te olete juba pikka aega tegelenud, aga ei ole ikka tulemuseni jõudnud, siis see nädal on selleks väga hea, et viia need asjad lõpuni. Kas viia need seisvad protsessid, ootele jäänud protsessid või siis mingid olemasolevad tegevused lõpuni viimine. See õnnestub teil suurepäraselt. Te saate mingisugused enda jaoks väga positiivsed, väga meeldivad tulemused. Te saate kulminatsiooni, jõuate finišijooneni oma projektide, tegevuste, suhtluste, ükskõik millega. Ja te olete sellega rahul. Positiivseid emotsioone saate sellest. Sellest saate positiivseid emotsioone. Aga kui te ise emotsioonidega kuskile ronite nendesse tegevustesse, siis ei keskenduge oma tegevustele, kontsentreeruge oma tegevustele. Hoidke oma mentaalne ja emotsionaalne absoluutselt tasakaalus, balansis. Ärge laske ülekaalu tekkida emotsioonidel ja teil läheb see nädal väga hästi. Väga hästi. Üldiselt on väga hea ja soovitatav on tegeleda igasuguste dokumentidega, kellel on mingisugused dokumendid, kellel on mingisugused juriidilised protsessid, õiguslikud protsessid, õigluse tõestamine, õigluse saavutamine. Energiad on puhtalt teie poole peal. Tegelege. Et siin on mingisugused, samamoodi on väga nagu sellised suured tulemused. Kui te nüüd näiteks ootasitegi mingisuguseid, kellel võib olla kohtuotsuseid, kellelt võib olla, ma ei tea,
Finantsametilt, mingisugustelt institutsioonidelt, ametnikelt, aga võib-olla ka muidu lihtsalt sõprade juurest või tuttavate juurest või klientide käest või ükskõik, kus te ootasite mingisugust õiglust, siis teile tulevad mingisugused maksimaalsed tulemused, maksimaalsed resultaadid ja teie õigusega. Teie võitudega, teie õigusega, õiglus on teie poole peal. Ja läbi õigluse te üldse saavutate väga head sellised kontaktid ja koostööd ja nii edasi. Et just nimelt läbi õigluse, aga mitte läbi emotsioonide. Et siin on vaja nüüd seda aspekti hästi tugevalt vaadata. See annab teile, need energiad on teile see nädal hästi nagu tugevad. Soovin teile ilusat nädalat. Vähitähtkujus sündinud. Vähid, vaatame, mida räägivad kaardid teile. Siin on mul selline teema. Kõige esimene asi, ma räägin teile kohe ära, negatiivne energia, kuhu oleks hea ennast mitte toppida, millesse mitte siseneda. See on riskienergia. Kus see risk teil väljenduda võib? See risk võib teil väljenduda materiaalsetes tehingutes, ostud, müügid. See risk võib teil väljenduda füüsilise tervisega seoses. See risk võib teil väljenduda ajaressursis, et te lähete riski peale, et saate mingi ajaga hakkama või kuidagi nagu, et äkki jõuan ja kõik sellised riskid ajaressursiga seoses. Risk intiimsfääris ja finantsrisk ja materiaalsed, ühesõnaga tegevused, millest te osalete. Kõigest sellest tuleks ära hoida riskifaktor. Kui te nüüd arvate, et te lähete mingisuguse äkki mul veab, äkki mul õnnestub, ma alustan küll protsessi käigus saavad asjad paika, lähevad jonksu, hakkavad jooksma ja nii edasi, ei lähe. Saatus ütleb teile kohe ära, energiad ütlevad teile kohe ära. Saatus annab teile kohe sellise tagasilöögi ja annab teile mõista, et te ei ole õigel teel. See ei ole teie jaoks sellel nädalal õige tee. Selliseid tegevusi, selliseid protsesse, selliseid toiminguid, kus teil ei ole läbi kalkuleeritud, läbi mõeldud, läbi planeeritud, läbi arutatud midagi, siis nendesse minna ei tohiks. Saate näppe pihta kohe. Ja? Et need riskid ei õigusta teil see nädal ennast ära, sest saatus, fortuuna ei ole see nädal teie poole peal. Et läbi mõtlematus, mingisugune spontaansus, mingisugune avanturism, kõik see on teile see nädal välistatud. Et ärge osalege selles, ärge minge sellesse, kui teil see võimalus on olemas. Kui te isegi nagu mingil peate tõesti sellesse minema ja spontaansus just nimelt ja selline, siis tuleks vähemalt nagu miinimum, tuleks võtta ikkagi mingisugune hetk ja asi edasi planeerida, mõelda, läbi vaadata. Et te saate lihtsalt saatuse poolt märgu anda, et see kas teile ebaõnnestub, teil ei lähe nii hästi, nagu te tahate või midagi, ühesõnaga saatus universum ei soosi seda. Mis on teile hästi positiivne see nädal, on see, kui teil on näiteks mingisugused, ma ei tea, uued ideed, uued tegevused, mingisugused sellised asjad. Või on teil mingisugused uuenduslikud ideed, tegevused, vaated ja nii edasi. Siis võib juhtuda, et teiega ei olda nõus, teiega ei olda rahul.
teiega ei minda nagu ühte arvamusse. Et ühesõnaga tekib nagu mingisugune lahkarvamus. Või kui teil juba on mingisugused lahkarvamused, kas siis seoses mingisuguste uute ideede, uute startide, uute algustega või uuendustega. Ja teised inimesed on nagu vastu. Et ei, see ikka ei ole nii, see ikka ei sobi ja nii edasi ja nii edasi. Et kui on kuskil mingisugune vastuhakk, positiivne on seista oma arvamustel, seista oma väljavaadetel, seista oma õiguste eest, seista oma sõna eest, seista iseenda eest, oma tegevuste, sõnade ja väljaütlemiste ja seisukohtade ja plaanide eest. Te suudate väga hästi ennast tõestada, te olete sellel nädalal selles energias, olete võidupositsioonil. Kellel on konkurents kuskil, on konkurendid, topivad teile kaikaid kodarasse, üritavad teid takistada. Kellel on täpselt see, et võt, no ma leian, et see minu seisukoht, minu arvamus on see õige. Et no miks sa takistad mind, miks sa segad mind, miks sa vaidled mulle vastu ja nii edasi. Siis te suudate nagu olla selle mäe tipus ja nagu kehtestada ennast. Samamoodi on see ka, et kui keegi kipub teid lömitama, et kui keegi kipub teid nagu täpselt kaikaid kodarasse lööma, takistama, maha tegema ja nii edasi, te suudate nagu väga hästi ennast nagu tõestada. Aga suuremalt jaolt on siin selline just nagu uue ja uuenduste nagu innovatiivse nagu väljendamine ja teiste inimeste poolne nagu mingisugune vastuhakk. Et väga tugeval võidupositsioonil olete, et kui on nüüd nagu konkurents, siis te olete ka tipus. Te olete nagu välja valitud, te olete nagu võidupositsioonil see nädal. Mis on veel soovitatav, on kindlasti inimressurss, koostöö inimestega. Vaadake, siin on selline huvitav teema, et kindlasti on teie elus kas üldse või on siis sellel nädalal mingisugune teema, mis on teie jaoks väga raske koormav. See võib olla seotud igasuguse ressursiga. See on teie eneseväärikus, teie enesemaine, teie reputatsioon. See võib olla seotud mingi koormav situatsioon finantsidega. See võib olla mingi koormav situatsioon tervisega, füüsilise tervisega. See võib olla koormav situatsioon ka intiimsusega. See võib olla koormav situatsioon mingisuguste tegevustega. Et ühesõnaga nagu midagi, mida te võib-olla juba nagu pikalt isegi järgi veate, kuidagi ei lahene, kuidagi ei lähe, kuidagi koormav on, raske on. Ja kui te nüüd sellel nädalal sellega tegelete, siis te saate võidupositsioonile, sest siin on väga koormav on teie jaoks, väga raske on teie jaoks. Et see on selline situatsioon. Samas on ka siin võib olla keegi inimene, kes on teil ripub nagu taak kaelas, aga seda juba nagu negatiivses mõttes. Et sellisel juhul, kui te sellega tegelete, kui te võitlete selle raskuse vastu, selle koorma vastu, selle taaga vastu, mis teil venib, mis teid takistab võib-olla, mis ei lase edasi liikuda ja nii edasi. Või siis lihtsalt, mida veate nagu mingisugust, ma ei tea, mingit väga rasket nagu mingisugust koormat järgi. Et kui te sellega tegelete, kui te selle eest võitlete, kui te nagu lähenete sellele nagu sellise hästi jõulise positsiooniga, siis te jõulise positsiooniga nagu surute, survestate
lämmatate selle oma nagu koormuse ära. Te suudate nagu selle võita. Igaüks teab ise, mis see teil on, kus sfääris see teil on, miks koormab, kaua koormab, miks ei lähe edasi ja nii edasi. Võtke, tegelege sellega, võidelge selle vastu ja te võidate. Te võidate selle, sest see koormus saab läbi, siin on näha ilusti. Tasuks üldse nagu, mis on nagu puutub tegelikult materiaalsust ja materiaalset riski. Siin on soovitatav, vaatan selle riskikaardist, mis ma teile rääkisin, kui see oli negatiivne energia. Siin on soovitatav igasugusest välismaailma ahvatlustest, riskantsetest ahvatlustest mööda minna ja tegeleda sellega, mis on teile koormav. Kas sisse tuua mingisuguseid uuendusi või midagi iganes ja seista selle eest. Aga just nimelt võitlus koormavaga, raskega, võitlus oma arvamuste ja selliste positsioonide eest on teie jaoks väga-väga selline edumeelne sellel nädalal. Ma soovin teile ilusat nädalat.